Uurimistöö kaitsekõne toetamiseks koostatakse enamasti slaidi esitlus ning järgnevas videos annangi sulle mõned nõuanded, mida slaidi esitluse koostamisel silmas pidada. Peatume kõigepealt kirjastiilil. Et esitlus ei muutuks liialt kirjuks ning visuaal oleks korrektne ning kergesti jälgitav, siis ei tasu esitluses kasutada rohkelt erinevaid kirjastiile. Piisab täiesti sellest, kui kasutad ühte või kahte erinevat kirjastiili. Kirjastiili valikul tuleks jälgida ka, millist fonti me kasutame. Fonte on kahte liiki. On sans serif fondid ja serif fondid. Aga mis neil vahet on? Sans serif fondi tähed on nii-öelda lihtsad tähed, ilma kaunistusteta ja konksukesteta. Nende kohta me saame öelda ka seriifideta fondid. Serif fondi tähed on aga kaunistusega. Tähtede küljes on konksukesed ja kaarekesed, nagu on näha ette antud skeemil. Selliseid fonte me nimetame seriifidega fontideks. Kumba siis aga slaidi esitlusel kasutada? Kindlasti slaidi esitlusel me väldime seriifidega fonte ja kasutame seriifideta fonte. Järgmine oluline reegel, mida slaidide koostamisel jälgida, on teksti suuruse valik. Kuna kuulaja, kes sinu slaide jälgib ja sealt märksõnu loeb, on ekraanist mitme meetri kaugusel, siis on vaja, et tekst oleks piisavalt suur. Jäta meelde, et slaidide pealkirjad kirjutatakse suuruses 32–72 punkti. Slaidide sisu pannakse aga kirja suuruses 28 punkti. Kui kirjastiil ja suurus on paika pandud, asume teksti koostamise juurde. Kirjutamisel jälgi kindlasti seda, et sa ei kirjuta slaidi äärest ääreni täis, vaid jätad slaidi äärtesse natukene ruumi. Väldi ka liigset teksti slaidil. Ära kopeeri slaidile pikki tekstilõike oma uurimistööst, sest sellisel juhul kaotad sa kuulaja tähelepanu ja ta hakkab usinalt lugema ega kuula sind enam. Teine oht on see, et kuulaja lihtsalt tüdineb sinu ettekandest, sest ei jaksa enam nii palju lugeda. Selleks, et sinu esitlust oleks hea jälgida, esita oma tekst punktidena. Jäta meelde ka see, et ühele slaidile kirjutad vaid ühe mõtte korraga. Siis tagad selle, et kuulaja ei lippa sinu jutust ette ning keskendub sinu kõnele. Teksti lisamisel slaidile on soovituslik kinni pidada mahureeglist. Seda just selleks, et sa liigset teksti slaidile ei kuhjaks. 4x4 reegel tähendab seda, et sul on igas slaidis 4 rida ja igas reas umbes 4 sõna. 6x6 reegel tähendab seda, et sul on slaidil 6 rida ja igas reas umbes 6 sõna. Selleks, et kuulajal oleks sinu esitlust hea vaadata ning ükski oluline infokild ega märksõna kaduma ei läheks, tuleb mõelda ka värvide kasutamisele. Kui sa neid kaste siin vaatad, kuidas tundub? Kas kõiki neid on kerge lugeda? Kindlasti mitte. Seetõttu ongi oluline kasutada kokku sobivat teksti värvi ja taustavärvi, mis oleks ka kuulajale lihtsasti vaadatav. Väldi ebasobivaid värvilahendusi, nagu näiteks punane taust ja must kiri, must taust punane kiri, hele taust hele kiri. Ja pigem kasuta sobivaid värvilahendusi. Kõige lihtsam valge taust ja must kiri. Slaidi esitluse koostamisel püüa hoida ka ühtset stiili. Mõtle nii, et vähem on rohkem. Kasuta ühesugust märgistust. Illustratsioonide puhul kasuta samuti ühtset stiili ning jälgi kindlasti ka illustreeritava materjali suurust, et see teksti ära ei tapaks. Kindlasti tuleb ka fotode autoritele viidata. Ning nagu juba eelnevalt öeldud, kasuta ka ühtset kirjastiili. Väldi kindlasti suurtähti, sest et muidu jääb mulje, et sa karjud.
Ka joonistähti palun ära kasuta, sest neid on raske lugeda. Ning lõpetuseks tahan sulle öelda, et väldi slaidi esitlusel ka liigseid animatsioone ning kaunistusi, sest et need kipuvad kuulaja tähelepanu sinult eemale juhtima. Seda sa ka kindlasti ei taha. Jäta meelde, vähem on rohkem. Ja järgnevalt näedki sa midagi, mida sa kindlasti ühegi slaidiga teha ei taha. Vaata, kas sa suudad keskenduda vaid olulisele?